Mis on neil ühist? Raamatukogu, panditaara ja kellassepp. Nad kõik panustavad ringmajandusse. Kui termin ringmajandus võib tunduda võõra ja hirmutavana, siis tegelikult nende printsiipide järgi on eestlased toiminud juba aastakümneid. Ringmajandusse panustavad kõik sellised tegevused, kus me saame asju laenutada, nagu näiteks raamatuid või autosid või tööriistu, ka sellised lahendused, kus saab asju parandada või hooldada, näiteks keemiline puhastus, kingsepad, kellassepad ja muud sellised näited. Ja kui sina täna kodus sorteerid oma biojäätmeid eraldi, siis ka see panustab ringmajandusse. Kõik sellised tegevused ja lahendused on meile kõigile kättesaadavad. Paljud ettevõtted mõtlevad selle peale, et rakendada ringmajandust. Mõned astuvad esimesi samme, aga on juba ka mitmeid, kes on jõudnud uudsete ärimudelite ja lahendusteni. Meie ettevõtte tegevus sai alguse sellest mõttest, et meil on väga palju biojäätmeid, mida me hetkel ei võta piisavalt ringlusesse ja et see on kasutamata ressurss. Ja me nägime, et see ressurss sobib ideaalselt toidu kasvatamisse. Täna me pakume teenust ettevõtetele, kus tekib biojäätmeid. Me väärindame need biojäätmed eriliste bakterite, vihmaussidega, teeme neist tooted, mis sobivad toidu kasvatamiseks ja loomegi sellise ringmajandusmudeli. Ringi on siis Eesti iduettevõte, kes ostab inimestelt vanu elektroonikaseadmeid kokku, viib need oma partnerite juurde, kes siis need ära uuendavad ja siis jõuavad need samad seadmed uuesti läbi meie veebipoe teisele ringile. Kõik uued investorid ja ka tegelikult juba vanad otsivadki ärimudeleid ja äriideid, mis oleks sustainable ja mis siis võimaldaksid just loodust säästa ja ressursse kokku hoida. Mis on esimesed sammud, mida saab ettevõtte astuda ringmajanduse rakendamisel? Otsusta, et ringmajandus on see, mille suunas sinu ettevõte liigub. Selleks kindlasti kaasa terve oma tiim kõikidelt erinevatelt astmetelt ja loo ühine visioon, mille suunas te liigute. Küsi abi. Eestis on juba täna mitmeid ringmajanduse vallas tegelevaid eksperte ja nõuandjaid, kes saavad tuua sinu ettevõttesse teadmised, metoodika, kuidas kõige paremini ja efektiivsemalt ringmajandust rakendada. Jaga oma teekonda. Üha enam kliendid nõuavad, et ettevõtted oleksid jätkusuutlikud, et nad jagaksid seda, kuidas siis nende ettevõte on jätkusuutlik ja läbi selle siis ka kliendid otsustavad, kas nemad tahavad või ei taha tarbida ühe või teise ettevõtte tooteid. Ringmajanduse rakendamine ei toimu üleöö. Aga üks hommik on vaja üles ärgata ja otsustada, et täna on see päev, mil ma astun esimese sammu. Ja ma loodan, et see päev sinu jaoks on täna.